Tere! Selles videos on meil fookuses erihooldus. Minu nimi on Elina Eha ja olen hooldusteemadega juba olnud seotud peaaegu 25 aastat. Selle aja jooksul kindlasti teinud ise igapäevaselt korralikku igapäevahooldust, vaata seda eraldi videost, aga praegu keskendume just nimelt erihooldusele ja erihoolduse abivahendina kasutame Oriflame brändi sellise siis nagu professionaalse brändi Novage Proceuticals erihooldussarja tooteid. Mida siis üldiselt erihoolduses soovitatakse? Sellised toimeained nagu kindlasti AHA happed on omal kohal, kindlasti C-vitamiin, siis ka retinool on tõhus tuntud toimeaine ja ka selline uuem võib-olla kosmeetikamaastikul siis just nimelt erinevad peptiidid. Ja kõik need toimeained ongi mõnusasti Proceutical sarja erinevatel toodetel olemas. Ja alustame koorimisega. See on võib-olla, kuidas ma ütlen, palju sellist diskussiooni tekitanud ja mõtteainet tekitanud teema, et kas on vaja koorida, millega siis koorida, kui tihti koorida, et mitte sellega üle pingutada. Siis tõesti, võib-olla üks koorimise vajaduse hea näide on see, et kui sul endal ei ole sellised kõvad jalakannad, siis kindlasti sa oled näinud selliseid jalakandu, kus on siis juba kannanahk väga paksuks läinud ja sinna ükskõik kui palju sa ka kreemi ei paneks, siis see kreem lihtsalt seal mitte midagi ei tee. Ja ta ei saagi midagi teha, sest see sarvkiht on liiga paks ja kui see on pediküüris ilusti nii-öelda ära kooritud, siis kreemi peale pannes see ka imendub ja kannakesed on jälle mõnusad pehmed tagasi. Nii et see on võib-olla siis selline piltlik näide koorimise vajalikkusest. Küll aga ei tohi liiga tihti koorida, et siis võib jälle naha nagu kaitsebarjääri liiga maha koorida. Aga vaatamegi siis juba lähemalt, kuidas ja millega seda teha. Nimelt siis Proceutical sarjas on olemas 6% AHA hapetega koorija. Ja siin need 2 hapet, mis siis seda koorimistööd teevad, on 3% piimhape ja 3% glükoolhape. Ja võib-olla see happe koorimine minule küll kunagi, kui ma sellest esmalt kuulsin, tundus kuidagi natuke õudne. Et teame ju võib-olla kooliaja keemiatunnist, et hape võib väga söövitav olla. Siis siin nüüd nende AHA-hapete puhul, mis on põhiliselt sellised puuvilja või muud happed, siis siin küll midagi karta ei maksa. Ja just see AHA-hapetega koorija on kindlasti palju ohutum kui näiteks abrasiivsete osadega koorijad. Et kindlasti olete ka sellistega varem kokku puutunud, aga just need abrasiivsete osakestega koorijad võivad teinekord olla natukene ohtlikud, kui sul on kuperroosa või just need pindmised veresooned väga naha pinna lähedal ja siis tuleb selliste abrasiivsete koorijatega olla väga ettevaatlik, aga just seda AHA-hapetega koorijat võib kasutada tõesti igasugusel nahal. Ja muide ka kuival ja väga kuival nahal, et võib-olla on levinud arvamus, et kuival nahal nagu pole vaja, siis kindlasti kuival nahal on just seda AHA-hapetega koorijat vaja. Ja miks siis üldse veel koorimine? Seal on väga mitu olulist põhjust välja toodud. Kõigepealt koorimine töötab just nimelt nahatooni ühtlustamiseks. Edasi töötab koorimine ka jume ergastamiseks, edasi peente joonte silumiseks ja selliste peente kortsukese algete neutraliseerimiseks nii-öelda. Muide, ka niiskustaseme tõstmiseks toimib koorimine väga edukalt. Loomulikult teeb koorimine ka siis pooride sügavamat puhastamist ja koorimine on väga
hea siis ette teha just nimelt järgnevate toodete paremaks imendumiseks. Nii et neid põhjuseid, miks koorida, on päris mitu. Ja just need AHA-happed siis toimivad nahapinnal nagu pindmiselt ja need siis nahapinda nagu sisse või naha sisse nagu ei himendu, et nad pigem töötavad just seal pinna peal. Ja need AHA-happed on tegelikult siis vees lahustuvad, et juhul, kui sul see kooriaga nahal tundub võib-olla natukene liiga intensiivne, siis sa võid selle ja sa saad sellega siis veega ära loputada, aga üldjuhul, kui sa seda kasutad, siis seda loputamist vaja ei olegi. Muide, vahepõikena, et koorimine on maailma vanim iluprotseduur. Ma arvan, et pea kõik on kuulnud Kleopatrast, kes käis siis just nimelt kitsepiima, sellises hapupiima vannis, et just seal see piimhape oli tegelikult see, mis tema naha siis ilusaks tegi. Ja kui ma enne siin tõin välja kõik need koorimise edud, siis te saate isegi aru, miks Kleopatra siis seda tegi ja nii hea ka välja nägi. Aga kuidas siis seda koorijat kasutada? Kõigepealt võtame siis arvesse, et kasutame seda õhtuti. Ja nagu tegemist on erihooldusega, see tähendab, et põhihooldus ei kao kuhugi, seda tuleb ikka teha. Ja meie põhihooldus või igapäevahooldus ju algab sellega, et me puhastame näonaha. Ja seda on vaja ka siis teha kõigepealt ennem, kui me asume kasutama koorijat. Edasi on siin selline äge pakend, et nagu pipetikene on kaasas. Me saame vajutada just siia korgile ja siis selle tekkiva vaakumiga tõmbame piisavalt siis koorijat või seda lahust siia pipetti ja saame seda siis paar tilgakest kanda sõrmedele ja saame siis selle kanda sõrmedega üle näo ja väldime silmaümbrust ja väldime ka siis suu huuleümbrust ja pisut võid siis veel teda siia nii-öelda nahale vajutada ja võib-olla on hea siis õhtuse protseduuri ajal mõni minut midagi teha, näiteks ma ei tea, hambad vahepeal ära pesta ja 2-3 minuti möödudes siis saame edasi minna oma põhihooldusega, selleks on siis silmaümbruskreem ja seerum ja öökreem näiteks. Et just siis ka need imenduvad veelgi paremini. Või kasutad sa siis veel lisaks peptiide peale sellist koorimisprotseduuri. Ehk siis liigume järgmise toote juurde ja selleks on siis Proceuticalsi sellised peptiidid, peptiidide ampullid. Ja seda võib siis kasutada ka just nimelt koos selle AHA-hapetega kooriaga ehk siis peale kooria imendumist. Ja siin on siis kõik ilusti kaasas, et see ampull on selline klaasist ampullikene. Siin on nii-öelda 1 päeva kogus. Seda ampulli-sisu me kasutame siis nii hommikul kui ka õhtul ja ampulli saame siis avada niimoodi vajutades ta siia avajasse, mis siis nii-öelda lõikab pealt ära selle siis nagu korgi osa ja on siis ka niisugune pipetilaadne abiline siin kaasas, et paned selle siia peale, natukene siis loksutad ja saad siis siit pool kogust, nii-öelda pool sellest ampulli sisust siis jällegi siin tilgutada sõrmedele ja jälle samamoodi kanname siis nahale, vältides silmaümbrust ja vältides huuleümbrust. Ja ka kui nii-öelda raatsid, siis ikka võta hoolduse alla ka kindlasti kael ja miks mitte ka siis dekoltee. Ja nüüd selle
Ampullikese siis säilitad, kui sa kasutasid õhtul pool ära, siis teise poole säilitad hommikuks, siin on veel niisugune väike nupuke korgike otsas, hoiad jahedas ja hommikul siis kasutad peale puhastamist ja enne kreemitamist. Ja ütleks veel AHA-hapetega kooria juurde, et tõesti nahk on siis vastuvõtlikum ja tundlikum. See tähendab ka seda, et kindlasti päikesekiirguse suhtes tundlikum, ehk siis tea seda, et võib-olla päris sellisel suurel päikesevõtmise ajal ei ole hea seda hapetega koorimist teha ja see on ka põhjus, miks seda ei ole hea teha hommikul, sest hommikul ikkagi ju meil neid päiksekiiri päeva jooksul nahale võib tulla, et koorime siis õhtul, aga peptiidiampulle saame kasutada siis nii hommikul kui õhtul ka sinna juurde näiteks kombineerida. Ja siis veel omakorda peale ka kreemid ehk siis silmakreem ja hommikul päevakreem, õhtul öökreem. Niisiis, aga ma mainisin veel erinevaid toimeaineid ja selleks siis on C-vitamiin. Mida teeb C-vitamiin nahal? C-vitamiin siis just nimelt nagu pärsib seda melanini tootmist ja seetõttu ka siis just ühtlustab nahatooni, kui sul on näiteks selliseid pigmendilaigukesi, ebaühtlaseid nagu pigmendi siis või nahatooni värve erinevates piirkondades, siis väga hästi töötab just nimelt C-vitamiin selle tooni ühtlustamiseks. Niisiis C-vitamiin ja siin on meil terve kuu kuur ja C-vitamiini ära kasuta koos AHA-kooriaga. Siis jääb natuke liiga paljuks, aga seda kasuta siis omaette lisahooldus kuurina kuu aega. Ja siin on siis, nagu sa näed, esialgu 2 sellist erikihti, on siis 10% C-vitamiini pulber ja vesikeel. Ja nüüd siis tuleb need kasutamise alguses esmalt segu nii-öelda ära segada ja selleks tuleb siis vajutada nii-öelda kõvasti siia pumbale, et need toimeained segunevad ja see segu siis kestab nädal aega. Ja seda ühe pudelikese pead siis nädalaga saama ära kasutatud. Seda siis samamoodi kasuta õhtuti ja jällegi puhastatud nahale puhastamise järel. Ja seejärel ikka ka veel silmaümbruskreem ja ka ööseks öökreem peale. Ja siin on just siis ka veel lisaks pantenool sees, et tõesti ka, kuna see C-vitamiin on päris selline aktiivne aine, siis see pantenool ka siin samal ajal selle vesikeeli sees ka veel just nimelt nagu seda nahka rahustab. Ja muidu võib see C-vitamiin tekitada nahal ärritust. Nii, ja siis on meil jäänud veel retinool. Retinooli juurde ka ütleks kohe ette, et retinooli ka võib-olla suhteliselt selline ikkagi tugev aktiivaine, et kasuta seda siis eraldi, ära seda kombineeri ei kooria ega millegi muuga, vaid peale naha puhastamist saad siis just nimelt kasutada neid retinooli siis tilgakesi, mida sa saad samamoodi sellise pipetilaadse pakendiga just siia pipetiga võtta siis lahust ja kanda seda üle näo jällegi sarnaselt kõigele eelnevale, vältides silmaümbrust ja vältides huuleümbrust. Ja retinooli kuuri, nagu juba sõnagi ütleb, kuur, tee siis 4–8 nädalat järjest. Rohkem kindlasti mitte, siis pea minimaalselt paar nädalat vahet ja seejärel võid siis jälle mõne teise kuuriga algust teha. Nii et pööra tähelepanu lisaks igapäevahooldusele ka just nimelt sellele erihooldusele, sest see
annab sulle veel selle erilise lisaefekti ja mida rohkem aastakesi on, seda rohkem kindlasti ka erihooldusele tähelepanu pööra. Nii et mõnusat koorimist ja erihooldust sulle!